Tere tulemast! Minu nimi on Noora Ja mina olen Kevin. ning te olete tulnud vaatama saadet Hookus Fookus Playboxi eri. Meie kooli suursündmus Playbox muutub iga aastaga aina suuremaks fenomeniks. Kuid varem ei ole me teile näidanud seda, milline kuudepikkune töö sinna alla tegelikult läheb. Keerame nüüd pilgu sellele, mis täpsemalt toimus enne 17. novembrit. No nii, oleme jõudnud võimlasse, kus käib tihe töö, nagu te näete, minu selja taga on loorid, lava kokkupanek, kõik toimub. Ja nüüd oleme siin, et küsida inimestelt küsimusi, kes siin tööd teevad, et mis on nende emotsioonid, tunded ja muud küsimused. Minuga on siin initsiatiivikas Anni, kes tuleb räägib mulle natuke enda esimesest tehnikukogemusest. Tere Anni! Anni on meil 10. klassist ja on esimest korda initsiatiivikas. Sooviksin teada, et mis on sinu tunded ja emotsioonid, et kuidas päev on möödunud? Üliäge on, olen saanud väga palju tööd teha, naudin, täiega äge on. No võt, inimestele meeldib tööd teha, see on super, see super. Nüüd on minuga siin Kertu ja Lisett. Mitmendat korda te Playboxil tööd teete? Kas sa mõtled tehnikuna? Jaa, tehnikuna. Teist. Samuti teist. Ja mis on teie lemmikosa selle töö juurest? Räägi sina. Siuke poodiumite lappamine on väga tore. Mulle meeldib poodiumeid kinni keerata. See on minu töö ja mitte keegi ei tee seda teine. Ainult mina. No vot, Kertule ja Lisettile meeldivad poodiumid, aga mis on teie meelest kõige raskem osa? Mis te võib-olla mõtlete, et issand jumal, nüüd seda ka tegema? Ei ole see hetk, kui sul tööd ei ole, on see raske hetk. Mina ütleks poodiumid. Tere kõigile, minuga on siin peakorraldaja Eva-Liis. Eva-Liis, kui sa nüüd vaatad seda, mis meil toimub siin võimlas, töö käib, inimesed naudivad. Mis on su hetkesed emotsioonid? Ülihea meel on ja hästi suur rõõm, et me siin aulas jälle, me ei ole aulas, et me siin võimlas jälle oleme ja näha neid töökaid tehnikuid, kes siin terve päeva ju toimetavad, on lihtsalt puhas õnn ja initsiatiivikad on ka hästi tublid. Ainult positiivsed emotsioonid siit võimlast. Aitäh teile! Minu kõrval on Päike Triinu, kes teeb meil loore. Päike Triinu! Vabandage! Päike Triinu! Tere! Sa teed loore mitmendat korda? 27. Ohoh, ja kui teil nii palju kogemust on, et siis te oskate vist une pealt seda teha? Jaa, ma hetkel magangi. Nii, me nüüd lähme initsiatiivikate juurde ja küsime, mis on nende emotsioonid. Või siis ei lähe. Initsiatiivikad jooksid tööle. Aitäh! Aga meil sealt tuleb Kai. Ja meiega ühines siin Kai. Sa astusid just võimlast sisse. Mis on esimene asi, mis sulle silma jäi? Palju karjuvaid noori. Palju karjuvaid noori. Aga mis veel silma jäi? On siin võimlas midagi muutunud võrreldes teiste päevadega? Hästi raske on vastata, aga vaata siin esiteks on üks eriline lõhn, ma ütleks. Aga ma olen sellest lõhnast tänase päeva jooksul päris palju kuulnud, et mis lõhnast te kõik räägite? See on siuke lõhn, mis sünnib siin majas, kui maha saab pandud vaibad, püsti saab pandud kõik vägeva tehnika ja tulemas on aasta suursündmus Playbox. Lähme püüame enda juurde Georg Pallase, et talt mõne küsimuse küsida. Tere, Georg!
Kuna sa oled meil siin hästi pikaaegne tehnik, oled meil Playboxi projektijuht, siis tahaksime teada sinu arvamust, et mis sa kujutad ette, milline näeb välja Playbox 10 aasta pärast? Kultuurikatlas. Georg Pallas arvab, et Playbox toimub kultuurikatlas, aga tehnilisest poolest, kas sa arvad, et see nii-öelda edasiareng on hästi suur või väga suur? Ma arvan, et noored oskavad lahedamalt ikka teha. Ma olen natuke vanaks saanud juba. Tere, Arseeni! Mis sa hetkel seal üleval teed? Ausalt ei tea. Ausalt ei tea, aga kas on tore töö, mis sa teed seal? On küll, jah. Väga hea, isegi kui meil tehnikud ei tea, mis nad teevad, siis töö on alati tore. Kas sa sooviksid veel midagi kommenteerida? Lihtsalt slay. Lihtsalt slay. Aitäh! No vot, meie koolis ei ole Playbox, meil on Slaybox. Tõesti, siin võimlas toimub meil väga palju asju, meil käib töö ja töö vahele peab ka natukene liikuma. Et nüüd on näha Kertu ja Lisett, kes meil venitus või lausa trikke teevad siin. Väga andekad inimesed meil siin koolis, tõesti vapustav. Tere, Kaur! Tere, jõudu! Kaur, sooviksime teada, et mitmes Playbox see teil on? See on hea küsimus, sest tegelikult korralduse poolest ma olen teinud neid, ma olen teinud kõik võimla Playboxid ja siis veel ühe aulama ka ette. Vau, see on tõesti palju. Aga kas te pigem naudite korralduslikku poolt või seda nii-öelda esineja või vaataja poolt? No ütleme nii, et lavale ma olen imekorraks ainult ühe korra sattunud. Et ma pigem olen harjunud töötama siin ekraanide vahel, pultide taga ja jah, lavale mõte oli see aasta minna, aga siis reaalsus vaatab vastu ja otseülekanne vajab väga palju ettevalmistust, et paraku ei jõua. Aga mitu tundi tööd te nüüd praeguseks teinud olete? No tegelikult suvel sai alustatud sellega, suvel sai oma äkki 50 tundi pandud selle programmi alla ja nüüd on siis veel lisaks küll ja veel, et täpseid tunde ei oska öeldagi enam. No vau, Kaur on meil väga-väga suurt tööd teinud ja loodame, et järgmisel aastal näeme Kauriga laval. Minu kõrval on meil tehnik Tristan. Tristan, kuidas sa ennast tunned? Halvasti. Nii, halvasti. Miks nii? Seda, et ta lõika vahele liiga palju Red Bullil joodud. Oi. No on näha, et see töö nõuab meie tehnikutelt tõesti siin neid palju energiat. Aga kuidas sa soovitaksid uutele tehnikutele, kes siin initsiatiivikad on ellu jääda, et mis sul on neile soovitused? Rohkem tööd teha. Nii, minuga on siin 2 Insta-initsiatiivikat. Anni, Peti. No vot, tahaksin küsida, et mis on teie lemmik asi, mida teha siin Insta jaoks? Süüa. Küsin siis teistmoodi, et millised asju teile kõige rohkem jäädvustada meeldib? Ikkagi peaproove ja et näha ette ära, mis teist teevad. Jaa, väga ühel nõul on meie Insta-initsiatiiviga, et siin, kas te näete ennast ka järgmise aasta Playboxil aitamas ja siin töötamas? Kindlasti. Vot, see oli üks kiire vastus, aitäh teile! Kevin, kuule, kas sa mäletad esimese Playboxi vibe'i? Ei eriti mitte. Aga kas sa seda mäletad, kui kurb terve kool oli, kui 2020. aastal Playbox ära jäi? No mind ei olnud ju siin koolis veel siis. Playboxist rääkimata. Kes mulle siis vastata oskaks? Ma arvan, et ma tean kedagi, kes meile vastata oskaks. Meiega on siia vaadet nautima ja jutustama tulnud meie Playboxi suurim fänn ja pikaajalisem žürii liige Olav Osolin. Tere tulemast! Tere! Nagu just mainitud sai, olete tõesti meie kõige pikaajalisem žürii liige, kes on kohal olnud igal võimlel Playboxil. Mis on see, mis teid ikka jälle siia tagasi toob? No mind kõigepealt toob tagasi see, et mind kutsutakse. Et ilma kutsumata on raske tulla. Teil on seal muidugi nii peenikene piletisüsteem, mida ma alati imetlen, et ma tahaks seda omamoodi tuua ka
teinekord isegi eeskujuks teistele koolidele või õpilastele või et kuidasmoodi on võimalik endal kõik nii kenasti ära organiseerida, kõik mingid vipid, esimesed read, teised read, seisukohad ja kuni ülekandeni välja, et see on ka omamoodi tore. Aga et ma võib-olla jah, kui mitte enam ei kutsuta, siis ma lihtsalt ostan selle ülekandepileti endale. Aga mulle meeldib see, et seal on palju sellist fantaasiat, seal on palju higi ja vaeva, mida õnneks küll lavalt tavaliselt ei näe, ja see on üks ilmatumalt tore ettevõtmine, kus siis jah, nagu õpilased saavad välja käia oma nägemuse sellest, kuidas võiks mingisugune kõigile või enamikule tuntud laulu- või tantsunumber siis nende käsitluses välja näha ja see on alati nagu lustlik vaatepilt. Vaatamata sellele, et te olete meie staar žüriiliige, peate ju lauda ja arvamusi jagama paljude teiste žüriiliikmetega. Kas kunagi on otsuse üle väga raksu mindud või on otsus iga aasta üpris ilmselge olnud? Ma ei mäleta, et me oleks kunagi eriti vaielnud, et meie põhiline probleem žüriis on see, et meil on väga vähe aega otsustamiseks, sellepärast et meil on värskelt silme ees väga suur hulk kavasid ja me peame sealt välja andma tegelikult nii selliseid üldpreemiaid kui ka eripreemiaid. Ja tavaliselt meil see kõige esimene on suhteliselt kiiresti selge mõlemas kategoorias, ütleme siis nii põhikooli osas kui ka gümnaasiumi osas, et rohkem tekib võib-olla seal küsimusi just see, et kellele anda 3. koht ja kellele eripreemia. Aga ei, suuri vaidlusi ma ei mäleta. See seltskond on ikkagi üsna hästi endale paika pannud seda, missuguste kriteeriumite järgi me toimetame ja need kriteeriumid on sellised, et ühest küljest nad peavad meenutama mingil moel seda numbrit, mida jäljendatakse, aga nad peaksid seda tegema looval ja sellisel iseäralikul moel, sest kui keegi lihtsalt proovib midagi kopeerida, siis tavaliselt kukub see üsna ale välja, aga kui seda tehakse lustlikult ja mõnusalt, siis on seda tore vaadata. Selleaastane Playbox oli meil 5. võimle Playbox, aga kui me lähme tagasi Playboxi algusaegade juurde, siis mis olid teie esmamuljed? No esmamuljed olid rabavad, sellepärast et ma ei olnud midagi sellist oma elus varem näinud. Ma ei olnud ausalt öeldes väga hästi kursis, mis meie koolides toimub. Minu enda koolipõlvest on juba väga palju aega möödas ja tol ajal midagi taolist ei tehtud. Nii et see rabas mind 2 aspektist, et esiteks on see, et nii paljud klassid olid tõesti teinud tohutult tööd, otsinud kostüüme, rekvisiit, teinud trenni selleks, et need numbrid näeksid väga uhked välja ja teiseks mind rabas omalt poolt veel ka see selline produktsioon või kõik see lavaehitus, valgus, kõik need sponsorid, kes olid appi saadud selleks, et kogu see show nii uhke välja näeb. Nii et kogu see kompott jättis mulle tookord väga hea mulje ja ma mäletan, et ma kiitsin seda taevani ja panin ka netti üles katkeid ja sealt tuli mingeid sadu laike ja inimesed share'isid seda seal edasi, et et tõesti väga uhked etendused ja omamoodi mul on meeles, et mind väga üllatas ka siis õpetajate number, mida hilisematel aegadel ei ole mul enam näidatud žürii liikmena, sest siis me oleme pidanud minema otsustama, aga tol ajal me saime ka selle ära vaadata, nii et mul on meeles ka see. Ja pärast pikka koroonapausi toimus Playbox nüüd siis 2 aastat järjest väga edukalt, et mis on siis selleaastased eredamaid hetked ja mis võib-olla eelmistes seda siis eristas? Ma ei ütleks, et midagi väga eristaks. Et selleaastane Playbox oli väga kihvt, et esiteks olid säravad numbrid, mis on alati hea, kui on mingisugused numbrid, mis hästi meelde jäävad ja kuidagi tõusevad nagu esile ülejäänud sellisest foonist. Aga meil oli päris keeruline leida sinna
eriauhindadele noh, nagu õigeid omanikke, sellest neid kandidaate oli tegelikult päris palju. Ja noh, nii palju ma mäletan, et sellest žürii tööst, kui ma nüüd kohe kiiruga, et see on äsja ju toimus, et üldvõitja osas meil kõhklust ei olnud. Selles absoluutselt kõik olid ühel meelel, sellepärast, et see number oli täpselt selline, nagu üks võitja number peab olema, et ta oli ühest küljest piisavalt kunstiline, piisavalt loominguline, piisavalt noh, hästi disainitud ka riietuse poolest, kõigil olid punased riided ja nõnda edasi, see jättis väga efektse mulje ja ta oli väga hästi tantsitud, äkki ühesõnaga väga hästi trennitud. Ja ta ütleme, jättis ka sellise väga kultuurse mulje ja selline väikene kultuuri nõnda öelda efekt on alati see, mis noh, žüriid paneb ka heldima, nii nagu ka publikut saalis ja see oli ka üks neid väheseid kordi, kui ma mälu mind ei peta, kus vist publik ja žürii olid samal arvamusel võitja osas. Et jah, et selles mõttes meil ei tekkinud kõhklust. Meil ei tekkinud kõhklust ka teise hästi toreda numbri, mis oli siis alamas siis põhikooli osas, võidunumbri osas, kus oli siis jällegi Psy, mitte siis Gangnam Style, mis oli iseenesest ka lahe number, siis jällegi gümnasistide hulgas, eks ju, oli teise koha saavutus, see oli hästi vahva, aga tore oli ka siis jah, see Psy Daddy lugu, mis oli ka hästi vaimukas ja tore ja selles osas meil ka kõhklust polnud, et see on hästi tehtud ja hästi lahedalt lavastatud. Noh, ütleme, mõnikord tegelikult, kui sa žürii pilguga vaatad, siis see on nagu Eurovisiooni lauluvõistlus, et sa pead kiiruga meelde tuletama, mis number, mis oli. Sest ma võin kihla vedada, et kui te näiteks oleksite ise žüriis ja peaksite 40 laulu ära vaatama, siis teil 40 jäävad ainult mõned meelde, eks ju. Sellepärast kõik žürii liikmed teevad endale märkmeid alati, et nad teaksid, et okei, seal oli see punase patsiga tüdruk ja seal oli see, kes hästi tantsis ja see oli see ja selle järgi me saame tegelikult nagu selle pildi endale uuesti ette ja no võt sealt, kui sa siis hakkad vaatama, siis eks need saavadki auhindu, kes on suutnud mingisuguste selliste heade, kas siis hea lavastusega, nagu oli see All That Jazz või mingisugused noh, see oli ka väga stiilne number näiteks ja võt selliste momentidega jäävad selgeks. Ja neid numbreid oli väga palju, nii et jah, seal andis valida. Aga suur aitäh, Olav, et jagasite meiega oma mõtteid. No annaks jumal tervist ja ma loodan, et see Playbox kestab veel pikki aastaid, et nii kaua kui on kool seal toredas kohas ja noh, võib-olla ehitatakse kunagi uus kool, et siis võtke see Playbox kaasa. Aitäh! Ja jõudiski kätte 17. november ning juubeli Playbox võis alata. Meenutame seda päeva, mil Playboxi võis vaadata koolis ning otseülekande vahendusel kodudest kui ka siit samast Tallinna Teletorni vitraažisaalist. Guess you figure my 2 times 2 always equates to one dream was as selfish. When it all comes down to it, I hope one day you come back to remind me of who I was when I go disappear into that good night. Till then.
And they all lived happily ever after. And they all lived happily. And they all lived. And they all grew up. Oleme jõudnud Playboxi vaheajale ja kuulame, mis on emotsioonid pealtvaatajatel ja osalejatel. Nii, lähme siis otsime kellegi. Tere, vabandust. Tahaks küsida, mis on teie emotsioonid? Vägev. Kas on mingi lemmikesitlus ka? No tõesti, minu meelest olid kõik väga head esitlused, kõik tantsisid südamest. Väga-väga võimas oli, et ma pole kordagi siin käinud ja iga etteaste oli nagu täiesti imeline show. Nii, Ralf, räägi, mis on sinu emotsioonid, kuidas läks? Väga hästi läks, jah. Kas tunned, et võit tuleb koju? Võiks ju tulla. Ma olen absoluutselt ekstaasis. Lemmikuid, kõik on lemmikud tegelikult, kui ma täiesti aus olen, aga 12B või 12D või Alejandro. Aga sina kui eelmine või siis endine 32 õpilane, kas tase on tõusnud või on siuke säilinud samana? Absoluutselt on tõusnud ja minu viimasel aastal oli üldse see koroonavärk ja nagu sellest hetkest on nagu see crazy, mul ei ole sõnu reaalselt. No see on, võib-olla sõnatus on siis hea emotsioon. Ja sõnatus on mu emotsioon praegu. Nii, meil on siin nüüd D-klasside nelik Alejandro ja Gangnam Style. Kas nagu sõprussuhted ikka säilivad või läheb väga suureks rivaalitsemiseks? No nagu näha on, siis oleme siin kõik rõõmsasti üksteise ümbert kinni, kallistame ja naeratame ja noogutame. Mina ütlen, et D-klassi vaim ei sure kunagi ja me armastame üksteist isegi rivaalitsedes. Väga raske on, sest see oli võrratu tõesti, ma olin esimest korda siin ja emotsioonid on väga kõrgel. Kas järgmine aasta tulete tagasi ka? Kindlasti. Väga äge oli. See on kõige võimsam asi, mis ma olen oma elus näinud, ma ütlen kohe ausalt välja. Kas te olete esimest korda siin või? Oleme, jah. Ja kas järgmine aasta tulete tagasi ka? Muidugi, kindlasti, täiesti. Muidugi tulen, eks siin sõpru jätkub, et keda vaadata on. Meil läks esimene täitsa hästi, ma ütlen. Ma nägin aga me nägime kõik väga ägedad välja, me vaatasime järgi seda ja meil oli täiega palju energiat ja meil läks poole parimini kui peaproovis ja meil oli kõige parem esinemine ever, mis me siiamaani teinud oleme. Ehk siis tuleb top 3 või isegi võit? Täiega võit. Nii. Kuidas tundus, et esinemine läks? Normaalselt. Ma loodan, et nägi välja parem, kui tunne oli. Kas tuleb võit? No eks näis. Väga hea konkurents oli. Konkurents on tihe, aitäh. Nii, esiteks palju õnne sünnipäevaks ja kuidas tundus, et tehniline pool läks? Väga kohutavalt. Miks nii? Vaata seda statiivi seal. No ta on natuke... Ta pisut võib-olla nukker on, aga üldpilt tundub ju hea. Ta on suurepärane operaator reaalselt, nagu talle kukkus see statiiv sülle lihtsalt, aga ta jätkas tööga, ideaalselt te võite ülekannet vaadata, lihtsalt supermees. Oi, väga lae, see on väga täiesti ületas ootused. Mis oli lemmik? No, lemmikuid oli nii palju tegelikult. Ma ütleks, et 12D oleks märkimist väärt, aga samas ka 11D ikkagi. Päris huvitav oli vaadata, kui aus olla. Kohaliku, kust mina pärit olen Sakust, seal nii uhket ei ole. Kas on mingi lemmik ka? 12D oli vist. Oli hetkel lemmik, kõige aktiivsem minu meelest ja läks nagu, ei oskagi öelda. Läks muusikasse minu arvates päris hästi. Nii, tere, oleme saabunud siia VIP-laudade juurde. Kas kulmud kõrbesid väga ära? Ei, siiamaani on kõik alles veel. Kas olete ikkagi rahul, et see vaade oli ikkagi kõige esireas? Ja ikka rahul, jah, ikka. Kas on mingid kindlaid lemmikuid ka? 12. omad olid väga kõvad, kõik, aga ei, üleüldiselt kõik meeldis, väga hea oli. Ma olin lihtsalt vaimustuses. Kas oli mingi lemmik ka? Jaa, 12C.
siin on mingi sõprussuhted ja või sugulussuhted, aga sina kui osaleja siis, kuidas oli tunne, kuidas läks? Mega hästi, ma olen nii tänulik oma klassile, aitäh Noora Katreen, sa oled parim tantsutegija ja meie võimas olemine seal ja trummid, kõik oli nii lahe, nii et aitäh kõigile, mega kaunis, kõik läks hästi. Nii, oleme leidnud ühe Playboxi peakorraldajatest, Noora. Nii, kuidas on tunne, et sündmus läks? Tunne on, sorry, mul hääl ära kutid. Ma ei tea, mul on nii palju emotsioone praegu. Natukene segadus. Aga üldiselt läks ju väga hästi? Ja, kõik olid väga tublid, kõik klasside kavad olid super. Väga mega. Ühesõnaga pisut segadust, aga positiivne emotsioon. Segadust tegelikult ei ole, endal lihtsalt kõik see emotsioon, kõik see, mis siin toimub. Jah. Olgu, aitäh! Ma laval olles olin täiesti veendunud, et kõik läks kohutavalt, aga me nägime juba ühte publikust filmitud videot ja tegelikult polnud üldse nii hull, mul oli väga lõbus, mul on väga elevil, ma saan kohe anda neid karikaid. Ja nagu viimase Playboxi kohta täiesti super, see produktsioon, mis on see aasta, on täiesti nagu ajuvaba, istume klassiga rahulikult, vaatame seda ülekannet ja kõik on nagu mingi mis asja, miks meil mingi Eurovisioon käib siin ja mingi mida iganes, nii et täiesti super aplaus kõigile korraldajatele tõesti. No emotsioonid on ägedad ja tead see 12. klassika, see oli ikka teistmoodi, see oli seisin seal lava taga ja oli selline tunne, et nüüd ongi viimast korda ja siis läks muusika peale ja tants läks lahti ja osaleja emotsioon on hea, aga pealtvaataja? No täiesti šokeeritud, siin ei ole võimalik valida, et kõik on nagu super. All of Us on väga lemmik, see oli väga emotsionaalne ja väga äge. Kas te olete siin esimest aastat või mitmes kord juba? Teine kord. Kas tase on tõusnud või kuidas on? Ma arvan, et iga aastaga tõuseb. Nii, oleme leidnud siit ühe vilistlase. Kas tase on tõusnud, kuidas on emotsioonid? Ei kommenteeri. Aga tehniline pool, kuidas oli? Ütle sina. Väga hea oli, aga kuidas endal emotsioon on? No production value, ma julgen öelda, oli natuke kõrgem kui eelmine aasta, sest me oleme seni iga aastaga arenenud ja loodame, et areneme edasi. Nii, oleme leidnud siit 2 õpetajat. Kuidas läks teil esitus? No, ikka korraliku suhtumisega. Ilusad naised. Ja meile meeldisid täna need naised ja meile meeldisid kavad ja meile väga meeldis see 7. A-kava. Meie kolleeg oli seal esirinnas, nii et väga tore. No nii, vilistlased, kuidas on emotsioonid? Kas tase on tõusnud, mis on lemmikud, mis on emotsioonid? Vägev. Koroona lennuna siis 49 D. Peab tõdema, et kooli vaim ei ole üldse langenud. Vägev. Väga vägev. Kas on mingid lemmikud esitusi ka? Jaa, see Gangnam Style kindlasti. Ja. Oma lastele ma ikka hoian põialt. Väga meeldis. Ja tegelikult Gangnam Style oli 2 korda, et vaatame, kuidas see äkki teine paneb ka võidukotti. Nii, oleme leidnud teise peakorraldaja. Kuidas on emotsioon, kuidas läks? Emotsioon on ülev, kõik jooksis ja hästi tore ja me tegime esimest korda niimoodi klassivisuaale ja see pakkus pinget, aga kõik on tehtud ja omal on ka laval käidud, nii et suurem närv on möödas ja nüüd teeme lõpuni. Hakkab koristama, yes! Muidugi koristamine on see kõige tähtsam osa. On. Koristamine on alati aktiivika lemmikosa ja sellega me oleme kõik nüüd koristame. Olgu, varsti koristama. Nii, ma olen kuulnud, et teie vedasite õpetajate kava eest. Kuidas läks, kuidas proovid läksid? Proovid läksid ime hästi, sest mul oli imeline tiim, kõik käisid ilusasti kohal, keegi haigeks ei jäänud. Ja, ma ei tea, super. Kas nõustud jutuga? Üldse mitte. Meil lõpuks ei olnud kõik kohal, kes pidid olema. Minu meelest oli väga raske meil leida ühist aega, sellepärast et õpetajad peavad ju tegelema õpilastega, meil on see vastutus, eks ole. Ja õnneks keegi tõesti lavahirmust köha ei tulnud kellelgi. Jalad jäid kõigil ka terveks ja ma arvan, et Bollywoodi teema on selline, et väga äge. Oi, vägev, kõige parem vilistuste kava ever. Kas
üldse nagu klasside esitluste tase on tõusnud või kuidas sellega on? minu meelest iga aasta on mega vahvad ja vinged kavad ja päris hästi läheb. No seda on hea kuulda, aitäh! No nii, kuidas on emotsioonid? See vist on ikka positiivne, jah? See on iga Playbox nii ja see on alati positiivne. Aga sina kui eelmine peakorraldaja, siis kas tundsid, et tase on tõusnud, kuidas sellega on? Tase on vapustavalt kõrge ja kõrgem kui eelmine aasta, ma ütleks, et tehniliselt vapustav, kõik esitused, nii palju energiat ja tööd sinna sisse pandud, et see oli lihtsalt, ma arvan ikkagi, et kõvasti gramm kõvem kui eelmine aasta. No konkurents on see aasta ja väga tihe. Tõesti on. Olgu, aitäh! Millised tantsud, milline emotsioon? Kuid me ei jäädustanud vaid esinejate emotsioone, vaid ka žürii oma. Nii, üks kõva show on läbi. Millised on teie emotsioonid, kuidas oli otsuste tegemine, kas läksite väga riidu või oli otsus ühemeelne? No ma hakkan siit servast peale. Ma olen olnud siin nüüd vist 5 aastat järjest ja ma ütlen, et nii üksmeelset žüriid ma ei ole varem vist kohanud ja no kõik žüriid on olnud toredad, aga muidugi see oli erakordselt tore. Ja me leidsime tegelikult päris toredasti üksmeele, nii et selles mõttes, aga alati on keeruline valida, sest valida on nii paljude vahel. Nii palju ma võin öelda, et Grand Prix osas olime me tõesti üksmeelsed kohe algusest peale. Me ütlesime, et see on kõige parem number, 12C oli see, ja selles me olime algusest peale üksmeelel ülejäänud, noh ja sellega siis ka ühe kategooria esikoht, eks ju, siis gümnaasiumi osas, aga ülejäänud andis ikka valida ja no, mis muljed on? Nõustun just öeldud asjaga, aga ma võib-olla lisan juurde, et mina olen esimest korda žürii puldis, aga olen varem siin lava peal ise ka tantsinud, nii et kohe on näha, et ikkagi aastatega on, nagu ma olen öelnud ka, et siis see tase on tõusnud ja väga-väga äge energia ja super noored, et nad panevad oma loomingu ja kõik selle hinge sinna lava peale, teevad seda kõik koos, minu arust see on kõige ägedam. Ma lisan siia siis selle, et kõigepealt jube tänulik, et niisugune võimalus üldse tekkis, et tõesti nagu räägiti siis, et see on nagu erakordne ja valgus ja mis asjad, et noh, täiesti tasemel meelelahutus ja selle eest aitäh. Lisaks see, et kui öeldi, et need laulud tulevad tõenäoliselt algusest lõpuni, siis ma natukene pelgasin, et jube kaua läheb aega ja et noh, et kas äkki tekib niisugust nagu sellist vaataks kella või midagi ja ei tekkinud ja see oli nagu mega äge, et iga number oli algusest lõpuni ruumi kasutusega läbi mõeldud ja väga kihvt vaatemäng kogu aeg. Nii et kes see küsis seal? Oh my god. Mida? Mis asja? Mis asja? Nagu sa saad väga ausa emotsiooni mult praegu, sest et mis asja? Et kuidas on, ma ütlesin seda saalis ja ma ütlen seda uuesti, kuidas on võimalik, et noored tegid tänapäeva proffidele showdele nagu silmad ette? No ikka täielikult. Et asja, mida ma näen teles, asja, mida ma olen hiljuti päris elus näinud, see oli lihtsalt selline tase, et mul ei ole sõnu, kes iganes selle Grand Prix asja siin lavastasid, call me, kindlasti kusagilt saad kontakti, ma tahan rääkida sinuga. Wow. Ja kordagi ei hakka igav, mis on minu puhul väga suur asi, mul võib väga lihtsasti igav hakata ja ma lõpp on ja ma olen mingi, aga tegelikult ma võiks tund aega veel näha, et oota, mul on list siin, et 10 tükki, need võiks uuesti tulla. Ehk siis imeline töö, ma tahtsin öelda, et siin ei ole palju öelda, aga ma just ütlesin väga palju, nii et you all are amazing. Pange aga edasi, las see tase tõuseb, mina huviga elu jooksul vaatan, kuhu on võimalik üldse minna sellega. Jah. Ma siis läheneksin hoopis teise külje alt, kuna juba lavalist liikumist ja showd ja helimehi ja valgusmehi on juba kiidetud, siis mina ütleksin või tooksin välja pigem hoopis selle, et jah, ma olen üpriski emotsionaalne inimene, kuid mina ei ole veel kunagi rõõmust keskkoolis nutnud. Aitäh! Jah, võimas oli. Mul oli mingi moment, kus ma üritasin teha mingit sorti süsteemi, kuidas hinnata erinevaid etteasteid
ja siis ma panin noolekese üles siis, kui mulle nagu paistis see teiste seast rohkem silma. See ei töötanud väga hästi, sellepärast et mul oli 2 lehekülge täis neid noolekesi seal järjest niimoodi tulemas. Et see valimine oli väga keeruline. Mina olen ka tänulik ja see oli tõesti võimas elamus. Jah. Nii, aga nüüd ma lisaksin ka omalt poolt väikse soovituse. Et ma mõtlesin, kas saaks seda show'd veel kuidagi paremaks teha. Ja no, ajuti tundub, et on väga keeruline. Et tõesti, numbrid on hästi valitud ja hästi tantsitud, hästi kokku harjutatud ja nõnda, aga ma mõtlesin, et üks asi, mis võib-olla teeks veel natukese selle show paremaks, on see, kui poistele õpetada iga päev kohustuslikult 5 tundi tantsimist. Tüdrukud võivad samal ajal rahulikult, kuna nemad tantsivad nii super hästi, nad võivad selle ajal puhata, aga poistele tuleks teha 5 tundi korralikku tantsutrenni iga päev ja vaat siis oleks niisugune show, kus oleksid nii poisid kui tüdrukud oleksid samal tasemel tõesti tantsimas. Mina tahtsin jällegi just öelda, see on mingi sinu tegemata jätmine, et tegelikult olid väga tublid poisid olid ja hästi targasti olid, kõik olid saanud osa ja kõik, kes soovisid kindlasti ja emotsiooniga ja kes mõni oli isegi puisena väga ehe. Ja see oli nii äge, et väga-väga äge, ühesõnaga poistega oli kõik korras. Ma olen juba nii kaua oodanud. Vastuseks sinu ettepanekule mul on veel parem ettepanek. Kuna osaline ütles, et tema hakkab ka nüüd tantsutunde võtma, siis mina teen ettepaneku järgmine aasta alustada osaline avaäktiga. Ja lõpetuseks 12C Eurovisioonile. Olgu, suur aitäh teile! Järgmist saateosa juhin mina siis üksi, küll aga ei juhi ühtegi Playboxi, ainult üks inimene ja siinkohal ongi aeg küsida paar küsimust tänavuse Playboxi peakorraldajatelt ehk Eva-Liis Lällilt ja minu kaassaatejuhilt Noora Kivimäelt. Tere! Tere! Esmaks küsiksingi teilt, et mitmes Playbox teile mõlemale on? Kuna ma olen 32. käinud 1. klassist saadik, siis minu jaoks oli see 8. Playbox. Mina tulin 32. keskkooli alles gümnaasiumisse, nii et mul ongi olnud 3 võimalust Playboxil osaleda ja minul oligi sel aastal 3. ja viimane Playbox gümnasistina. Seega on 11 päris palju rohkem Playboxitanud, aga see oli esimene siis nii-öelda korraldusprotsess, mida te koos läbi viisite ja milline see protsess üldse oli ja kuidas töid ära jaotasite? Kuna ma nägin Playboxi korralduslikust poolest esimest korda ja Eva-Liis oli seda enne juba teinud, siis ta oli nii-öelda, tema suunas mind ja siis jälgisin, et kuidas asi käib. Jaa, sel aastal oli nii, et kuna mul on see kogemus eelmisest aastast olemas, siis Noora oli nii-öelda õpipoisi rollis, aga ta oli väga tubli, ta võttis kõik väljakutsed väga avatult vastu ja sai kõigega ka väga hästi hakkama, et ei olnud küsimus, mis kell oli või palju oli vaja teha, ta oli alati kättesaadav ja tegi kõik väga ilusti ära, nii et ma arvan, et meil läks päris hästi. Kas korraldusprotsess oli väga sujuv või tekkis ka mingeid probleeme? Suures pildis tegelikult mingeid väga suuri probleeme ja erroreid ei olnud. Ses suhtes ikka oli olukordi, kus oli vaja kiiret lahendust ja väike koosolek teha, et asjad tagasi joonele saada. Aga kuna sa ei tee Playboxi üksi ja sul on meeskond taga, sul on teine peakorraldaja kõrval ja meil on huvijuht Kristel Kuber, kes on Playboxi absoluutselt kogu aeg teinud seda ja teab sellest absoluutselt kõike, siis kui oli küsimus, mida me nii-öelda ise ei saanud lahendatud, siis saab alati tema poole pöörduda ja jah. Aga Eva, nagu sa juba mainisid, korraldasid sina Playboxi nüüd 2 aastat järjest, et millised kogemused erinesid ja millised võib-olla sarnanesid? Eelmisel aastal ma korraldasin Playboxi sellise imearmsa vilistlasega nagu Anette Põltsamaa ja temaga me mõlemad olime esimest korda selles rollis ja siis avastasime seda korraldusmaailma koos ja üksteise toel.
Sellel aastal ma olin siis nii-öelda kõige vanem ja kogenum, siis ma tunnen, et ma sain hästi palju toetada just nooremaid, kes tegid seda esimest korda või said esimest korda sellise suurema vastutuse või rolli, et sellel aastal oli võib-olla minul veel suurem roll just selles, et ma toetasin teisi ja võib-olla rääkisin, kuidas midagi teha, kuidas on mõistlik, nõustasin, et just sellise toetuse rolli ma sain sel aastal omale juurde, aga muidugi sel aastal, suures plaanis see Playboxi korraldamine on igal aastal samasugune, eriti kui sa oled ühe korra selle juba omale välja töötanud, selle süsteemi, sa tead, kuidas teha, siis sul on näiteks need tabelipõhjad võtta, sa tead, mis eelmisel aastal võib-olla näeks natukene nihu, sa oskad neid asju parandada, et selles mõttes ma arvan, et me tegime nii mõnegi asja paremini ja me tegime ka nii mõnegi asja natuke uuendasime seda, et selles mõttes erines, aga suures plaanis oli samasugune. Playbox on ju oma olemuselt jäljendusvõistlus, aga mida tähendab Playbox teile? No ta on meie koolis eriti, ta on palju rohkem kui lihtsalt võistlus või sündmus, sest et ta on sündmus, mis nõuab nii korralduslikust poolest kui ka siis osaleja vaatepildist pikemat eeltööd. Ma arvangi, et just klassi jaoks ja osaleja jaoks on see protsess, et sa saad klassiga ühtsamaks. Teil tekib see tunne, et te teete koos midagi lahedat ja see näeb pärast hea välja. Ja korraldajana on ta ka samamoodi, et see töö algab juba septembris ja see ongi pikk protsess, mis võtab oma aja, aga see on imeline kogemus. Playbox ei ole kindlasti lihtsalt klasside jäljendusvõistlus. Esiteks, meie koolis ma arvan, et me ei saa selle kohta öelda lihtsalt, sest see töö, mida klassid teevad, kui palju vaeva nad näevad oma klassikava nimel, on täiesti, ma ütleks, fenomenaalne isegi, et ma olen 2 aastat Playboxi peakorraldanud ja ma tegelikult siiani ei mõista, kuidas üks kool saab teha nii suure ühise pingutuse ja hingata nii ühes, et nad jõuavad sellise tulemuseni iga sügis ja kunagi ei lasta latti alla, et see on üliäge ja see Playboxi tähendus on, ma arvan, et kõige rohkem just inimesed. Jah, sa saad sealt hästi palju kogemusi, see on esimene selline suur sündmus olnud eelmise aasta Playbox oli minu elu esimene selline suur sündmus, mida ma korraldasin. Sa saad hästi palju sellist juhtimise praktikat, mis elus tuleb kindlasti kasuks, aga just see kõige olulisem on jah, need inimesed, see meeskond, need klassid ja kõik need inimesed, kes näevad selle tulemuse nimel vaeva, et nagu meie koolidirektor ka ütleb, et kooli loovad inimesed, siis ka aktiivi loovad inimesed ja Playboxi loovad inimesed ja inimesed on alati kõige olulisemad. Kuid see aasta oli siis Noore esimene Playbox gümnasistina, aga samas oli see Eeva viimane Playbox gümnasistina, et mis on teie Playboxi üldse eredamaid mälestused? No klassiga on neid alati väga palju, sest suhtes Playbox tõesti on see aeg, kus klass on kõige ühtsem ja see oli nii põhikooli, siis on, nüüd on 10. klass, uued inimesed ja tõesti see on nii tore aeg, et võib olla põrkumisi, aga kui sa teed selle esituse ära, siis see meeleolu on lihtsalt imeline ja nüüd see aasta, kui ma olin esimest korda peakorraldaja ja Playbox oli läbi, siis võib-olla kõige eredamini jääbki mulle meelde see, et Playbox oli läbi, sa käid veel niimoodi mööda koolimaja ringi, inimesed hakkavad vaikselt koristama, ära minema ja siis sulle tulevad vastu inimesed, kes tänavad sind ja ütled, et see oli nii lahe, et ma arvan, see tänutunne ja see emotsioon, mis sa vastu saad, et see ongi kõige eredam ja jääb meelde. Mina tooksin välja 2 asja. Esimene on see kõige ärevam, ägedam ja meeldejäävam hetk. See on tavaliselt sellel Playboxi päeval 17:59 ja see on see hetk, kui saalis on publik, žürii on jõudnud saali, esimesed esitused on valmis aksides ja meedikud on valmis ja siis tuleb kõigilt nendelt see teade, tehnikud ütlevad, et me oleme valmis, SFX-ist ehk siis eriefektidest öeldakse, et me oleme valmis, lavatagune esinejate assistent ütleb, et me oleme valmis ja siis te ütlete, et olgu, kell on 00
alustame ja naudime selle suure töö tulemust, et millegipärast see algusmärguanne on mul mõlemal aastal väga selgelt meelde jäänud. Ja teine asi on muidugi need klassid, et ja ma hullult tahaksin tänada oma enda klassi. Ma olen nii uhke nende üle ja nad on minu jaoks nii tähtsad ja erilised inimesed, ma tohutult armastan neid, et nii äge on see, kuidas su oma klass jõuab lavale. Et see, et sa oled peakorraldaja või see, et sa oled operaator või kes iganes, see ei tähenda, et sa oma klassiga lavale ei lähe, sellepärast et need klassid on alati kõige olulisemad. Et selleks, et Playbox kasvaks, oleks pidevas arengus ja et Playboxil oleks mõte, number 1 on alati klassikavad. Ja muidu ei ole sellel nagu produktsioonil mitte mingit mõtet. Et just see oma klass ka, et alati kui ma seal kirjutasin vahepeal, et kas keegi saab mulle tuua vett peaproovide ajal, siis kohe keegi veepudeliga jookseb, siis mul oli Playboxi peal, mul oli huulepulk puudu, siis keegi jooksis, tõi mulle selle huulepulga, et nende selline toetus ja nende selline ühine hingamine on minu jaoks hästi oluline, et see oma klass on väga hinges. Aga suur-suur aitäh teile! Aitäh! 5. ja võimas Playbox on jõudnud lõpusirgele ning samuti ka see saade. Aitäh meiega olemast ning kohtume juba peatselt. Tšau!